Nii, aga nüüd mul on suur au kutsuda siia Mihhail Lotman, Tallinna Ülikooli professor, Tartu Ülikooli semiootika osakonna vanemteadur, Riigikogu liige, 5 lapse isa, 12 lapse vanaisa ja nagu minu abikaasa täpsustas, siis mees, keda võib kohata Tartus jalgrattaga sõitmas isegi talvel. Suur tänu lahke kutsumise eest ja selle tutvustamise ja aplausi eest. Mul on väga uhke seista siin ja pidada jutlust kantslist. Ma ei ole seda veel kunagi teinud. Olen kantslist küll lugenud piiblit aga nii, nüüd paar sissejuhatavat sõna, mitte tegu. See on etteütlus etteantud teemal ja Meega Remmel, kes on süüdi sellest, et ma siin olen, andis mulle selle pealkirja, tegelikult oli veel pikem, et seal edasi seal oli midagi semiootika vaatenurgast, ma pidin koguduse elu analüüsima. Ma ei ole kindel, et ma oskan koguduse elu analüüsima, ma räägin natuke teisest asjast, sõnadest ja tegudest kommunikatsioonis. Kommunikatsioon on iga kultuuri, iga tsivilisatsiooni aluseks ja on väga erinevaid viise, kuidas kommunikatsiooni klassifitseerida. Mina teen sellise jaotuse praegu, jaotan ka kõik kommunikatsioonid 2. Üks on see horisontaalne dimensioon, see on kommunikatsioon erinevate inimeste vahel, kommunikatsioon erinevate kultuuride vahel ja ka vertikaalne, tinglikult vertikaalne dimensioon, see on inimese ja Jumala või Jumalate vahel. Ja ma tahan öelda, et mõlemad kommunikatsioonid on nagu conditio sine qua non. Ilma selleta ei ole ühtegi kultuuri. Ükskõik milline kui ateistlik või milline kultuur ta on, ta alati kuidagi on seotud teispoolsusega, transcendentsusega. Kui ei käi kirikus, siis loeb horoskoope. Need on, seal saab seda õiget teada. Nii, aga ikka ta vaatab, mida tähed meile ütlevad. Nii, nagu te saate aru, täna ma keskendun vertikaalsele dimensioonile. Asi on selles, et kõik kommunikatsiooniteooriad filosoofias, keeleteaduses, loogikas on pühendatud esimesele, nimelt horisontaalsele kommunikatsioonile. Aga vertikaalsel kommunikatsioonil on oma eripära, mille arvestamine võib oluliselt mõjutada ja peab oluliselt mõjutama ka nii lingvistilisi kui filosoofilisi analüüsi, käsitlusi kommunikatsioonist. Ja see vertikaalset kommunikatsiooni ma omakorda jagan 2, see, mida Jumal ütleb inimestele või Jumalad, ja teine on, mida siis inimesed ütlevad Jumalale. Ja Jumala sõnumites on, ma võtan 2 aspekti, ühed on käsud ja seadused, nendest ma ei hakka rääkima. Need on nagu enam-vähem selge, mis see on. Pealegi mul on nüüd ka isiklik põhjus, ma olen pidanud 12 loengu sarja 10 käsust. 10 käsust teadlasele. Mida tähendab näiteks esimene käs? Sul ei tohi olla teist Jumalat ja muuseas ka teadus ei saa olla Jumal. Ja see tõde ei saa olla Jumal. Kui mind vahel küsitakse, et mida me võiksime õppida moslemitelt, kõige tähtsamad. Ei ole Jumalat peale Jumalat. Kõik. Aga sest nii mõnigi kristlus arvab, et võib-olla natuke ta on. Ja aeg-ajalt mängib Jumalat. Nii, mind huvitavad praegu need kummalised tekstid, kuidas Jumal seletab
inimesele oma tegud ja isegi palub nende eest vabandust, mis tundub täiesti paradoksaalne. Ja mis puudutab inimeste sõnumit, siis ma tinglikult jagan neid kolmeks. Need on palved, psalmid ja hümnid. Neil on erinev loogiline struktuur ja ma tahan kohe ette öelda, et need on puhtad tüübid. Ükski palve ei ole ainult palve. Meie isa palve, palvede palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Üldiselt see on käsk. Aga kellele me adresseerime seda? Kes hakkab pühitsema Jumala nimi? Kas sa ise hakkad pühitsema või kuidas? Siin on teatud probleemid. Niisiis, reaalselt kõik need reaalsed palved, reaalsed psalmid ja reaalsed hümnid, kõik sisaldavad teise elemendid, aga need on niimoodi puhtad tüübid. Niisiis, palve on väga paradoksaalne asi. Ja Boris Uspensky, praegu üks juhtivaid kultuurisemiotikuid, avab oma valikteoseid esimest köide mõtisklusega. Inimene palvetab, kusjuures pöördub Jumala poole mõnikord väga konkreetsete palvedega. No võib-olla praegu me palvetasime, et anna meile mõistust umbes. Nii, näitega selgub, et nüüd küsimus, et miks me seda teeme? Kas Jumal ei tea seda? Ta on ju kõike teadja. Ja võib-olla ta teab isegi parem, võib-olla meil ei ole praegu vaja mõistust, aga hoopis näiteks armastust rohkem või ma ei tea, või hoopis midagi sellist, mis ei mahu sõnadesse. Sellegipoolest see on täiesti absurdne tegevus ja kõige huvitavam see, et see tundub täiesti normaalse tegevusena, millega tegeleb suurem osa inimkonnas. Ja mõned, jällegi ütleme osalenud 5 korda päevas, kus juures veel kordavad ühte ja sama palved. Mis asi, kas Jumalal on pidev mälukaotus, et me peame talle meelde tuletama, või on siin midagi muu? Nii, Uspensky ütleb, et siin on selline asi, et me ei tea, kes on Jumal. Ja tegelikult me ei tea, kes oleme meie. Aga kui me palvetame, me seame sellist nagu funktsionaalset seostust minu ja Jumala vahel. Üldiselt sellele juhtis veel möödunud sajandi alguses tähelepanu filosoof ja teoloog Martin Buber, raamatu Ich und du, sina ja mina. Väga lühidalt. Kui ei ole sind, siis ei ole mind. Mina olen keegi selline, kes võib kellegi poole pöörduda sina. Nii et sina oled minu eeltingimus, aga ka mina olen sinu eeltingimus. Ja see tema Buberi jaoks on väga oluline, et see kõige tavalisem kommunikatsioon kahe inimese vahel on see sama, mis palve. Et see on see universumi telg, sina ja mina. Ja paneme tähele, et nii sina kui mina on sõnad ilma tähenduseta. Kui ma ütlen tool, siis ma tunnen tooli ära mingi tunnuste järgi. Minul ei ole mingisuguseid tunnuseid, mille järgi ma tunnen, et see on nimelt mina. Või sinul ei ole ammugi mingisuguseid tunnuseid. Ma ütlen, et sina oled sina, aga sina ei ole sina. Need on sellise libiseva referendiga, kui ka rääkida semiootiliselt sõnad. Nii, nüüd ma lubasin öelda, et mida ma saan aru, kuidas ma mõistan hümni, kuidas ma mõistan palved, see on selline loogiline struktuur, et inimene teatab Jumale, millised on Jumala omadused ja kiidab neid selle eest. See on hümn. Palve, inimene küsib midagi Jumalalt ja psalm, inimene teatab Jumalale, millised on inimese omadused. Ja tavaliselt ka kahetseb neid või hädaldab nende üle. Ja, no võtame nüüd ühe üsna vana lääne kirikupalve, Te Deum. On enam-vähem kindel, et see on 4. sajand, ei ole kindel, kes on autor. Traditsioon ütleb, et see on Püha Ambrosius Mediolanist, Milanost, aga on omistatud ka Püha Augustinusele,
ja ka teistele. See ei ole praegu oluline. Nii, ma pean ütlema, et see eestikeelne tõlge ei ole päris korrektne. Mitte sind Jumal kiidame, aga päris kummaline konstruktsioon, sind Jumalat kiidame. Sind Issandat tunnistame. No, ütleme, mida tegi siin tõlkija? Ta tegi seda asja loogilisemalt. Jumal, me sinu poole pöördume ja sind me kiidame. Aga isegi üks saksa teoloog rääkis mulle, et siin võib olla akkusatiivus absoluutus. See tähendab, et sind Jumalana kiidame. Ma ei tea, kes sa oled, aga ma kiidan sind Jumalana. Ma arvan, et see ei ole lingvistiliselt päris korrektne. Aga korrektne on sind Jumalat kiidame. Mida see tähendab? Sind Issandat tunnistame. Ja see on üks vanimaid hümne, kus inimene teatab Jumalale, milline on olukord universumis ja kes on Jumal. Vot äkki ta ei tea. Ja? Ja veel ta tuletab meelde, et mitte ainult mina, aga kõik keerubid ja seerafid ka tuletavad selle pidevalt meelde. Vot see on pidevalt meelde see. Üdad lakkamatult. Lakkamatult, püha, püha, püha. Nii, see on siis hümn. Psalmi struktuur on tavaliselt selline. Issand, mina olen, tähendab, järjekord võib olla erinev, ja? Aga see on selline loogiline. Issand, mina olen nõrk ja vilets. See on selline esimene väide või kasutades filosoofiline terminoloogia esimene assertsioon. Sina, Jumal, oled suur ja vägev. See on midagi nagu Aristotelese syllogismi. Nüüd tee ise järeldust, ja? Et mina olen nõrk, sina oled tugev, mina olen nädine, sina saad kõike. No, tõtta mulle appi. Ja see on direktiivne kõne, ehk see on käsk, mida inimene annab Jumale. No, mõned väga tuntud psalmid, et sügavas hädas karjun sinu poole või sinu poole, issand, ja mida ma ütlen? Kuula minu palvet. Ma karjun ja sõnum on see, et kuula. Ja siin on see viimane võib-olla kõige kuulsam, Ein feste Burg ist unser Gott. See on huvitav selles mõttes, et siin on teine kommunikatiivne struktuur. Luter ei teata Jumalale, kes ta on, aga ta teatab meile, kes on Jumal. Et milline Jumal meil on ja meil vedas. See on kindel kindlus ja kindel purg. Nii, nüüd enne kui lähen edasi, ma tahan tulla samm tagasi ja tegelikult seda juba meile meenutati, aga ma nüüd tahan täpsemalt tsiteerida. See on nagu alguste algus, mis on väga kummaline. Ja Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. Kuidas valgus sai? Kas Jumal kuidagi tegi valgust? Ei, ta ütles. Vot, ei õnnestunud. Vot nüüd. Saagu valgus. Vot, valgus on saanud Jumala sõnade järgi. See tähendab, sõna valgus oli enne valgust. Tundub nii vähemalt. Ja veel ta ei tea, mis asi on valgus. Ja siis ta nägi valgust. Ja sai aru, et valgus on hea. See tähendab, tal on võimalus teha mitte head. Päris, ütleme, riskantne teoloogiline konstruktsioon siin. Nii, siin tundub, et me saime aru, et valguse saamine on kõneakti tagajärg. Milline täpselt kõneakt, kohe me räägime sellest. Aga siis on veel huvitav, siin ma jätan paljud asjad vahele, ja Jumal ütles, saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed
vetest. Ja nõnda sündis. Niisiis, siiamaani tundub, et see on samasugune tegu nagu eelmine. Ja siis on see viimane laul, see on kummaline, ja siis ta nimetas seda taevaks. Aga kuidas ta enne nimetas, kui tal ei olnud isegi enne nime? Nagu, et saagu valgus, aga sõna valguse veel ei ole. Ja veel ma pööraks tähelepanu sõnale nägi. Väga paljudes keeltes, väga paljudes kultuuris nägemine ja teadmine on üks ja sama. Nagu inglise keeles I see, ma saan aru. Ja see tähendab, et Jumal nägi ja sai aru, et see on hea. Nii, nüüd natukene igavamad teooriad. Kõneaktide või kõnetegude teoorias eristatakse viit eesmärki, mul üks kadus ära. Nii, esimene kõige tähtsam on see, mida nimetatakse assertiivseks, ma midagi teatan. On olemas mingi olukord maailmas, et täna on hea ilm ja ma ütlen teile, et on hea ilm. Ja? Teine on see, et ma luban midagi. Näiteks ma luban, et täna on hea ilm. Ja täitsin lubaduse. Ja? Siis direktiivne käsk. Vot see, mida me palves kogu aeg näeme. Käsk. Saagu hea, vot tee nii, et oleks hea ilm. Saagu hea ilm. Deklaratiivne eesmärk on aga kõige kummalisem. See ongi otseses mõttes sõna tegevuses. Kui kõik eelmised on seotud sellega, et midagi on maailmas olemas või peaks olema, kas ma võtan endale kohustust seda teha või annan käsku, et sina seda teeks, aga deklaratiivne eesmärk ise muudab olukorda maailmas. No näiteks nime panemine lapsele. Enne ta oli ilma nimeta, ristin sind selleks. Kõik. Nüüd on ta ristitud. Nüüd on ta nime panemine laeva. No need on sellised habitatiivid, neid nimetatakse. Aga on teised, näiteks verdiktiivid. Kohtus süütuse presumptsioon. Mina ei ole veel mingi kurjategija. Seal, ma ei tea, sooritasin paar mõrva ainult, ma olen ainult kahtlusalune. Ja siis kohtunik lööb 2 aastat tingimisi. Ja nüüd pärast seda ma olen süüdi mõistetud kurjategija. Vot pärast seda kõnetegu olukord maailmas muutus. Või, ütleme, sõja kuulutamine. Ja veel, terve rida sõnu on otseselt teod. Terve rida, ja see on deklaratiivne. 5 on ekspressiivne, ta ei olegi nii oluline. See on see, et ma väljendan oma suhteid sellesse, kuidas asjad on. Nii. Nüüd tuletame nüüd, mida siin Jumal teeb. Need asjad hästi ei mahu sellesse kõnetegude klassifikatsioone, sest siin on kõik, vähemalt 3 eesmärki korraga. Assertiivne, direktiivne ja deklaratiivne. Deklaratiivne see, et ta ütleb, saagu valgus ja valgus sai. Ta ei ütle, et ma informeerin teid, et saab valgus. Ja? Valgus sai kõneteo tagajärje. Aga see kõlab nagu direktiivne, et ma käsin, et saagu valgus. Huvitav kellele? Valgusele, et hakka saama või? Aga valgus veel ei tea, et ta on, ei ole isegi sellist nime. Ja? Nii et see on mõttepunkt ka filosoofidele ja kommunikatsiooniteooria. Nii, nüüd vaatame mõned, nagu ma lubasin, mõned sõnumid, mida Jumal ütleb inimesele ja mis tunduvad, ma ei tea, vähemalt problemaatilised. See on kuulus koht, kus
Jumal 3 nurki näol ilmutab ennast Abrahamile, seal tavaliselt pööratakse tähelepanu sellele, et Abraham oli üsna kõrges eas, saab suure rahva isaks. See, Jumalal on kombeks imesid teha, aga praegu meid huvitav see, millegipärast hakkab Abrahamile õigustama oma tegusid. Et vot seal Sodomas ja Gomorras elavad nagu halvad inimesed, sellepärast nad on ära teeninud karistus ja vot just ma lähen sinna need linnad maha põletama. Jah? Aga siis hakkab asi, Abrahami ja Jumala vaheline kauplemine, kusjuures Jumal on halastanud see, aga Abraham tunneb kaasa inimestele seal, ütleme, et aga vot sina lähed hävitad kõik, aga äkki seal on mõned head inimesed, näiteks kas või 50, kas nende pärast, Jumal ütleb, et okei, 50 pärast ei hävita, aga siis geniaalne, see on nagu juudi anekdoot. Kui 50-st puudub 5, ütleb Abraham, kas neile 5 pärast sa hävitad linna? Need ülejäänud 1000, enam, need on juba välja kaubeldud. Nüüd see 5 pärast sa hävitad need linnad. Ja Jumal ütles, küll 5 pärast ma ei hävita linna. Ja nii nad kauplevad tükk aega, kuni siis Jumal ütleb, et see on see minu viimane, 10 inimest, rohkem kõik. Selgub, et isegi 10 ei olnud seal. Aga muuseas, oli üks inimene. Aga mis tähendab üks inimene? See tähendab üks mees perekonna isa. Teised ei loe. Ja sellel ühel inimesel oli palju mitte inimesi kaasa. Seal naine, kes vaatas üle, seal lapsed, seal tema teenijad, orjad ja nii edasi. Päris suur seltskond, aga inimene oli üks lood. Nii. Aga üks on vähe. Viimane see kokkulepe oli, et 10 ei leidnud. Ja muuseas, see jutt on ainult Sodomast. Gomorra kedagi ei huvita. Enne seda, kui ameeriklased ei visanud atomipommi Gomorra operatsiooni käigus. Ja üldse me ei tea, mida Gomorra elanikud tegid. Sodomas on selge, sodomiidid elasid, aga vot Gomoriididest ei ole juttu. Siis teine, järgmine episood. Nii, jällegi, Jumal teeb inimestele kingitust, viis oma rahvast Egiptusest välja ja annab neile seadust, aga see valitud rahvas ka ei kaota aega ja teeb endale kuldvasika selle ajal. Ja kummardab üldse mitte inimest, just esimese käsu vastu. Ja siis isand ütleb Moosesele, et mul on sellest rahvast, hävitan ära, teen endale uut. Aga Mooses siis ütleb, kuule, võta aru pähe. Et siis, kui sa hävitad, siis mida hakkavad Egiptused su kohta rääkima, et sina tegelikult viisid neid lõksu. Jah, et nii, no siis ka tükk aega nad seal vestlevad, kauplevad ja siis Jumal kahetses kurja. Mitte inimesed kahetses kurja, et nad tegid sealt kuldvasik. Aga vot Jumal kahetses, süda oli viha täis, aga üldiselt mõistlik inimene või mõistlik Jumal nii ei käitu. Ja, no mõtleme, paneb kukalt rätsima. Ja siis viimane episood on Hiobi raamatust, Hiobi raamatu lõpus, kus tavaliselt keskendutakse siin õigluse probleemile, et Hiob oli õiglane ja igati väärikas inimene, aga siis taganeja või, seal on, kas see on saatan või üks, ütleme, mingi olend, ütles Jumala, mis ta häda see Hiobile, anna teda minu veeleval. Ja siis sa näed, et üldiselt ei ole üldse. Jumal ütles, võta. Ja siis Hiobile hakkasid
igasugused õnnetused juhtuma. Ja vähe sellest, et kõik õnnetused. Veel tulid 3 parimat sõpra teda mõnitama sinna. Ja seletama, et ikka Jumal on õiglane, järelikult sa midagi tegid. Seal on erinevad neil teooriad. Pärast selgus, et ükski nendest teooriast ei ole õige. Et õige on nimelt Hiobil, kes ütleb, et minu ja sinu, kes mõistab kohut minu ja sinu vahel? Kus sina oled sööalune ja samas kohtunik? Ja? Kuidas ma saan õiglast lahendust? Nii. Ja siis Jumal tuleb sellest tormi pilvest ja tuulest ja kõigepealt paneb Hiobi paika. Kes sa selline oled? Ütleb minu. Ja siis, mida ta räägib? Ta räägib seda, mida ta on teinud. Jällegi, ta seletab inimesele, kes ta on ja nagu sisuliselt ta õigustab ennast. Nii. Võt, ma ei vaatanud kella, kuidas meil läheb. 3 minutit. Ups, siis õnneks mulle siin, nagu näete, kreeka tähed läksid huvitavaks. Nii, aga ikkagi et see on Aeschyluse tragöödias pärslased. Seal koor, mis on tegelikult pärslaste karje Jumala poole. Et sina, Zeus, oled meie vastust nagu süüdi. Sa purustasid meie sõjavägi, sa purustasid meie linna ja nüüd kõik naised nutavad ja koor nagu ühineb leinajaga. Jällegi, juba siin me näeme, kuidas inimene teatab Jumalale Jumala tegudest. Küll, mul ei ole aega sellel pikemalt rääkida. Paar sõna väga kuulsast palvest Jumala Emalele, väga kuulsast katoliiklikus keskkonnas, mida lõi Bernard Clairvaux'st. Ja see on kummaline palve. Esiteks, mäleta pühim neitsi. Et mitte keegi, kes kunagi on sinu poole pöördunud, ei jäänud, sa ei jätnud seda kuulmata. Ja nüüd sellest teadmisest, ma ei tea, innustunud, ma pöördun sinu poolest ja palun. Ja mida ma palun? Kuula minu palvet. Mida ta ometi tahab? Ja, pikk, ilus palve, ja see, et kuna sa oled selline, siis ja mitte kedagi ei jäta hädas, siis palun kuula minu palvet. Aga mis on see palve? Ja võib-olla päris lõpuks ma tahan peatuda ühele väga vanale hümnile, veel vanemad kui need kõik. See on Rigvedast ja seda, Rigveda, nagu teate, on hümnide raamat. Võib teadeti hümnide raamat, aga võib ka teadmiste raamat. See Veda on sama tüvi, mis vene keeles vedets, tarkus. See on tarkuse ja hümnide raamat. Nii, üks jumalannadest on vatš, mis tähendab kõne. Ta on ise kõne ja ta loob seda hümni, pühendab iseendale ja teatab, milline ta on. Ja teatab, et ta oli enne kõikide aegade. Ta oli enne oma isa. Isa on tal nimelt meri. Ta oli enne oma isa ja ta lõi oma isa, ta lõi kogu universumi ja nii edasi. Siin on nagu, ma ei tea, ei saa loobuda assotsiatsioonidest Johannese evangeeliumi algusega. Et alguses oli sõna ja tema läbi kõik sai. Ja nüüd, ja siis päris viimane episood. Jeesuse ristimine Matteuse evangeeliumis, niisiis Jeesus tuleb. Johannes ristib Jordani jões, tal on seal jõngrid ja nii edasi. Ja muide, eestikeelne sõna ristimine on ka väga huvitav, sest
Eesti ja vene keeles on ainult ristimine seotud ristiga. Ja siis nagu, näeb juba ette ristisurmas. Tavaliselt see on kastmine. Soome keeles, baptist ja nii edasi. No nii, aga sellest võiks eraldi rääkida, kuidas üks vale tõlge loob väga olulised dialoogilisi tagajärgi. Nii, kastab seal Jordani ees ja siis tuleb Jeesus ja ütleb, et tee mulle ka. Aga Johannes tundis teda ära. See on Jumala tall, kes võtab maailma. Küsib, kuule, kas mina hakkan sind ristima? Ja Jeesus siis vastab talle. Ütleme, ära räägi. Me peame täitma. Vot siin on, eesti keeles on kõik õigust või igat õigust. Originaalis on nii, et seda võib näida, et me peame täitma tõde. Vot see tõde ja õigus on mitte... Okei, niisiis, vot me peame täitma seda tõde ja õigust. Ja see on väga oluline asi, millest me räägime hümnidest. Miks me kordame neid palveid ja nii edasi? Sest need ei ole sõnumid teadmiseks. Need tõed ei ole need tõed, mida me uurime, mida me teame, mida me räägime. Need on need tõed, mida me peame täitma. Ja need on... See on see tõde, mida ma pean täitma ja ma täidan seda, aitäh!